Peaks rohkem tegema vaikuseminuteid, sest õpilaste tulemused paraneksid ja õpilased pabistaksid vähem enne töid ja oleks vähem neid stressirohkeid olukordi. Olen kasutanud vaikuseminuteid näiteks enne mängule minekuid ja näiteks mängu ajal selleks, et ma keskenduks, sellepärast et on olnud hetki, kus on nagu pinge peal olnud ja see vaikuseminut aitab nagu rahustada ja siis keskenduda rohkem. Ja see siis viib paremale tulemusele. Kui sa enne vaikuseminutit pealt närvis ja pabistas selle kontrollitöö pärast ja muretsid, siis peale sa lihtsalt ei muretse enam nii palju ja siis mõtled, et tuleb, mis tuleb ja saad ära teha lihtsalt. Vaikuseminutid on väga head ja need töötavad väga hästi sellepärast, et sul on võimalus enda nagu silmad kinni panna ja sa ei pea mõtlema millegi muu peale, kui on enda hingamise peale. Ja kui sa neid uuesti nagu lahti teed, siis kuidagi nagu palju kergem ja palju lihtsam olla. Et ei ole enam nii närvis või mis stressis. Ma tegelen vibulaskmisega ja siis, kui ma lasen enne noole laskmist, ma seisatan, hingan ja panen silmad kinni ja see aitab väga sellega, et ma saaksin keskenduda, et ma laseks paremini ja annab nagu uue alguse ning motivatsiooni. See minutiline rahu, see aitab enne töösid, enne tõsist õppimist, enne kõike iseenesest.